tere tulemast siia Music Estonia kontorisse, kus meil on siis käsil Roheraideri projekti teine kohtumine juba. Eelmine kohtumine oli meil Eesti muusikaturu fookuspäeval ja nüüd siis täna siin natukene teise nurga alt räägime HoReCa sektorist ja venjudest kui muusikasektori koostööpartner. Ja selle vestluse tulemusena tegelikult meil 4 kohtumist siis kokku on, järgmine neist Tallinn Music Weekil ja me oleme koostamas tegelikult ühte juhendit, siis kuidas keskkonnasõbralikumalt muusikasektoris toimetada. Ja selle info leiate kõik ilusti ka Tallinn Music Weeki kodulehelt ülesse. Ja ühtlasi me tuletaks ka meelde, et tegelikult meil on käimas ka veel küsitlus, mis on avatud, kus saab enda organisatsiooni ja ettevõtte kohta kirjutada siis kas ja milliseid keskkonnahoidlikke samme ette võetakse. Aga tänase teema juurde siis me oleme kutsunud siia 4 suurepärast eksperti. Meil on Peeter Pihe Fotograafiskast, Pillerin Freia Cateringist, siis Kersti Vaino Nordic Hotelist ja kruiisiterminalist Karolin Tromp. Ja me tegelikult alustame toitlustuse teemadel ja ma võib-olla kõigepealt lasengi rääkida Peetril, et mis asi see Fotograafiska restoran on ja mis põhimõtetel te tegutsete ja kuidas kõik üldse võib-olla alguse sai? Ja tere päevast ka minu poolt ja tänud kutsumast ja tore on osaleda ja oma teavet jagada. Tõepoolest Fotograafiska on siis tegutsenud juba 4 aastat ja peale COVID aastate oleme lahti olnud ka täpselt 2 aastat, et vahepeal oli siuke on-off ja see oli siuke väga segane aeg. Aga see selleks, nüüd on see läbi loodetavasti ja Fotograafiska teadupärast on selline maja, mitte ainult restoran, kus me siis proovime toimetada võimalikult jätkusuutlikult ja kestlikult, mis iganes see sõna on, igal juhul fookus on sellel. Ja kui me esimesel aastal või esimesel suvel väga palju ajauru läks selle peale, et inimestele seletada, et mis asi see kestlikkus on ja jätkusuutlik ja jätkusuutlik toit, siis seda suve me väga enam ei igatseda, aga asjad on muutunud positiivselt ja õnneks inimestele läheb üha enam korda see kestlikkus. Aga kuidas meie oleme seda defineerinud, see on ennekõike hea kohalik tooraine ja võimalikult või kõik tooraine, mis me oma majja tellime, me üritame ära kasutada ja mitu korda võib-olla isegi ära kasutada, et nii-öelda rahvakeeli öeldes võtta ühelt toorainet 7 nahka. Ja nii selle järgi me toimetame ja sel kevadel meil oli ka selline tore uudis või võimalus, et me saime enne Pelluläpi Jõelähtme, et me saame enda majas toodetud komposti ka sinna viia ja seeläbi tekib meil selline tõeliselt tore ringmajanduse mudel, nagu et mis siis võiks ka üldiselt toitlustuses toimida laiemalt. Et nii me toimetame ja praegu täna meil on küll kiire päev, avame uue näitusmajas Mais Aldrich ja avame selle suure ühtsöögiga, nii et väga ivan, on praegu täna, aga toimetamist on väga palju ja võtame seda uut aega suure viia. Ma küsin korra venele, et kas on lihtne võtta sellelt ühelt toorainelt 7 nahka või on see tegelikult pärast peavalu ja suur lõputamine ka? Ma arvan, et võimalikult oleks lihtsam tellida siis ainult fileesid ja edasi, aga me ei näe seda nagu päev, me näeme seda positiivsena ja maailma välja suur ja näiteks sellepärast meil on hea meil, et näiteks meil on üks töötav Tokyost, kes harjub meid selle võrra ka uute maailma tehnikatega ja lämendab mu kokkade silmaringi, et kuidas nad seal, kui mõnda toorainet väärindavad ja pigem mõtlen ima asja probleemina või võimalusena. Väga hea, mis mõte. Piller, räägime sellest, kuidas toorainemistused on tegutsemist ja mis põhiliselt teile? Ma olen siis Freias. Millest meie lugu üldse alguse sai ongi siis, et Freia on siis nii-öelda Skandinaavia jumalanna ja samamoodi nagu meil Anna, siis nimi tuli ka Freitag ehk reede
et mida me kõike sellega edasi anname, on palju positiivsust, tervislikkust ja Freya tegelikult sündiski selle põhimõtte järgi, et me üritame teha võimalikult head asja, me üritame olla samamoodi hästi jätkusuutlikud, keskenduda keskkonnale hästi palju ja siis lihtsalt selles kiires elutempos, et meil oleks midagi tervislikku, head ja kiiret pakkuda. Et sellest sündis meil Freya Food Bar ja sellest edasi Freya Catering, et jõudsime pisut rohkem rahva ette ja tegutseme jällegi samade keskkonna heade põhimõtete tavade järgi, üritame enda jalajälge hoida võimalikult väiksena, samamoodi üritame toorainest võtta nii palju kui võimalik ja siis kõike seda head lihtsalt üritada teha võimalikult maitsvalt ja meeldivalt. Ja oleme tagasi siis meie reklaamipausilt ja me jäime pooleli sinna, et defineerida, mis on üldse kestlik toit ja kuidas seda võib-olla sisuda ka selle tervislikkuse aspektiga, Pillerin. Nagu juba mainitud, nõustusin eelnevalt Peetri jutuga ja ainuke asi, mis võib-olla lisaks juurde oleks veel kasutada hästi palju hooajalist toitu, et näiteks kui on kevad, ütleme näiteks rabarber hakkab kasvama, et hästi palju on märkama igal pool, et just see tooraine on väga-väga maitsev selle hooajal, et siis aina rohkem just neid hooajalisi kaupu kasutada, et leiame, et muidugi värske toit on meile kõigile tervislikum, nii et ma usun, et seal viitib ka see võti. Ja, aga Peeter juba korraks mainis tegelikult seda taimset toitu, et see on keskkonnahoidlikum, et võib-olla teeme siis selle asja korraks selgeks, et kui mul on näiteks Eesti veiseliha või Itaalia mahetomat, siis kumma valiku ma peaksin tegema? Kumb on keskkonna vaates säästlikum? Me peame nägema seda, et Eesti farmid on suhteliselt väiksed ja see kasvuhoonegaas, mis sealt jääb atmosfääri, see on ikkagi kaduvväike võrreldes, mis on Ameerika ja sinna, et mina Eesti liha või veiseliha kindlasti ei peaks. Teame, kuidas on kasvatatud ja nad veisid saavad olla rohumaal ja samamoodi nad hooldavad seda põllumaalt, seal saavad erinevaid häid ürte seal süüa, siis ma ei näe selles üldse probleemi. Ja Itaalia mahetomat, seal on see transpordi jalajälg, aga tegelikult see transpordi jalajälg igal tootel on suhteliselt väike, et seda ei pea nagu pelgama, et elu on ka meid õpetanud ja meie enda majas näiteks ei serveeri avokaadot sai läbi, et mis ka peame diskussioone või arutame seda asja, et võib-olla ka avokaado teevad meie fotograafilist kommunissi, et sellepärast me oleme välistanud, aga jaa, ikkagi proovige aru saada, kas see, mida teile öeldakse seal sildi peal, et kas see ka päriselt peab paika, loomulikult seda tarbijana on keeruline aru saada ja hinnata, aga kui restorani omanikuna, siis ma ikkagi teen omale asja selgeks, et kus see pärineb ja kuidas ta on kasvatatud, nii nagu ma olen jälle ka öelnud. Pillerin, mis sa arvad, kas Eesti veis või Itaalia mahetomat? Pean taaskord Peetriga nõustuma, et kõik täpselt ongi see, et transport tegelikult ei ole kõige suurem osa selles jalajäljes, mis võib isegi tulla üllatusena, et ma usun, et kui inimesed lihtsalt teevadki endal selgeks täpselt, mis valikuid need teevad, siis ja ongi selle päritolumaaga tuttavad, mis tingimustes, kas see tomat on kasvanud, kas see veis on kasvanud ja siis tegelikult panebki nii-öelda otsused paika sellega. Aga mis teie kogemus on näiteks, et kuidas üldiselt klientide suhtumine sellesse taimsesse toitu on, et kas juba palju on neid mehi, kes ütlevad, et mina seda muru ei söö, et tahan ikkagi korralikult liha süüa või on juba ka seal natukene mingisuguseid muutusi näha? Tegelikult ongi hästi hea näide, et hiljuti oleme müünud hästi palju üritusi, kus on puhtalt taimne ja vegan menüü ja siis tihti ürituste tellijad peavad ise nii-öelda külalistele informatsiooni andma, et kogu menüü on kas taimne või vegan, et tihtipeale tuleb sealt arutelu ja just nagu, et kas mina hakkan nüüd seda muru sööma, aga nagu me kõik teame, et vegan ja taimne toit ei ole enam puhtalt audutatud köögiviljad ja sellised asjad, et saab imemaitsvaid menüüsid teha just taimsete ja vegan toodetega ja tegelikult see arvamus hakkab
ma usun, et aina rohkem muutuma, sest tegelikult saab teha väga-väga head asju just sellega, et inimesed võib-olla tõesti on natukene kinni selles, et kui mul on hea toidukord, siis ma pean hea tüki liha sööma, aga tegelikult on hea meel näha seda, et see kõik on vaikselt muutumas, et inimesed on järjest vastuvõtlikumad sellele. Aga kui rääkida korraks sellest mahedast toorainest, et mida see üldse tähendab ja kas ja kui kerge seda on Eestis leida, et kas teil on lihtne oma restoranidesse seda toorainet saada või peab ikkagi tikutulega otsima? Ei tea, kumb soovib? No otseselt jällegi see muutub aina lihtsamaks, kuna inimesed muutuvad teadlikult on sinnapoole teel, et see tähendab, et nõudlus kasvab ja et inimesed jõuavad sellele järgi. Et ma usun, et see läheb lihtsamaks. Kindlasti aastaid tagasi, kui see nii-öelda teema alles lauale tuli, oli kindlasti raskem, et ma usun, et praegu tal on sinnapoole teel, et ta muutub aina lihtsamaks. Peeter, kuidas teil on selle mahetooraine leidmisega? No kes tahab, see leiab, ütleme nii. Ja see on eks loomulikult ma ei tahaks nagu peituda selle probleemi taha ka, et see mahe on tavaliselt kallim kui see Poola porgand. Et jälle... Aga kas on tavaliselt nii, et see on ikkagi kipub olema kallim, sest see on ka argument alati kliendi seisukohast, on ju? Pigem ikkagi on kallim, aga samas nagu mitte nagu jälle näha probleemi ja sellepärast seda mitte teha, vaid ikkagi nagu ma mainisin seda eelistada kohalikku ja talustarvikule süsteemi. Ja kui me läheme eelmise selle küsimuse juurde, et ka kui ma loodan, et paljud sündmuste korraldajad vaatavad meid, et proovige ise ka juba hakata neid tellijatele sõnetama, et see taimne on täiesti okei nagu ja et seda lobistada koos ja see samm teha koos, et see on hästi oluline ja kindlasti ei tasu karta seda ja loomulikult see oleneb kliendi soovidest, aga seda ei tasu ka nagu põrgutuld karta, et see ei ole enam nii äärmuslik ja Eesti kokad on täiesti maailma tasemel, nii et saab ka ilma lihata maitset sööki teha ja hernes ja oas ongi rohkem proteiini või väärtuslikumat proteiini kui lihas näiteks, et samamoodi need kõik fake lihad, see kõlab halvasti, aga ka nende maitse ja need asjad, kõik need produktid arenevad väga kiiresti ja proovige natuke avatud silmaniga rohkem vaadata neid asju. Aga mahedast toorainest kes tahab, see leiab ja selles suhtes ega Eesti toidutööstus ka areneb, et ja samas nagu ma just ütlesin toidutööstus, aga ka seda tööstust on vaja, et see elanikkond ära toita, et me ei saa ka ilma selleta läbi, et paraku see number maailmas on selline, nagu ta on ja vahel nagu võib-olla ka need suurtootjad saavad asjatult pista, et meil on vaja ka paraku mahtu et eks need suurtootjad ka ikka pingutavad ja teevad paremaid ja teadlikumaid valikuid ja kasutavad paremaid tooraineid. Me kõik areneva koos, ma arvan, ja nüüd tarbijana me peaksime ise ka nagu seda teadlikkust või teadlikumaid valikuid tegema selle peale. Aga ma mõtlen, et selleks, et neid teadliku valikuid teha, siis muidugi, kui sa teed ise kodutöö väga tublisti ära ja uurid, siis on nagu väga hästi, aga et üks variant on juhinduda ka igasugustest märgistest, on ju, et meil on ju igasuguseid ökomärgisid küll toodetel, küll toidukohtadel, igasugused tärnid ja õiglase kaubanduse tooted ja kõik sellised asjad, et ma ei tea, kas ja kui palju te ise võib-olla kasutate näiteks õiglase kaubanduse tooteid, kas te jälgite neid märgiseid, kas on midagi, mida tuua ekstra välja, et vaat see märgis on päriselt õige ja hea, sest et mingid märgised on võib-olla ainult jutusigusad, aga tegelikult praktilises elus nii väga ei ole, et mida nagu seal maailmas järgida tegelikult? Tõsi ta on, ega me kohvi ja kakaod Eestis kasvatada ei saa ja need ongi need sellised 2 suuremad kaubagruppi, mida meie näiteks Fairtrade kauba või nagu selle märgina kasutame. Et loomulikult oleks tore, kui need märgid kõik oleksid nagu peaksid ja oleksid kindlad, aga ma ka ega neid nüüd nii palju ka ei ole, et Eestis on neid märgistusi ja ma arvan, et sa ikkagi, ma ei tea, kokana ma teen kodutöö ära ja tean, mida usaldada, aga
samas poelettidel jah, eks neid märgised on üks jabu nagu, et võib segadust küll tekitada, aga me peame ka nägema seda, et päris suur grupp inimesi peab paraku ostma hinda, et sealt me ei saa ka üle ega ümber, nii et nii on jah. Pilarin, kuidas teil nende märgiste järgimisega on? Ja võib-olla sulle ka küsimus, et kas siin Eesti toitlustajate maastikul jagatakse ka mingeid tähiseid või märke, et vaat kui sul on see märk, et siis Eestis oled ikkagi tunnustatud ja võib usaldada, et sa mingeid kriteeriume jälgid? Ja kriteeriumitest rääkides kohe, mis on Green Key ja siis Michelin Green samamoodi, et need tegelikult on juba nagu nimi ütleb, et väga sellised tunnustatud rohelise mõtteviisiga restoranid, kas on ettevõtted ja niimoodi, et põhimõtteliselt meie restoranid, milleks on siis Loore Bistro ja Le restoran, on mõlemad samuti Green Key omanikud ja tegelikult rõõm on isegi väljendada seda, et ei ole isegi pidanud väga pingutama, et neid nii-öelda saada, vaid lihtsalt oleme lihtsalt jälginud sellist head tava, võib-olla ka hügieeninõuded, mis on meie jaoks nii-öelda tulevad loomulikult, et need sellised nagu tunnustused tulid, see oli meie jaoks kindlasti nagu väga, väga hea, aga samas võib-olla ka mitte nii suur üllatus, et meie tava ongi see, et me üritame teha igapäevaselt asju hästi, mitte ainult siis, kui tuleb nii-öelda mingi konkurss või midagi sellist. Aga ma nüüd unustasin neid küsimuse esimese poole. Kas te ise järgite ka näiteks neid õiglase kaubanduse tooteid või veel mingeid märgiseid? Ja jälgime, aga taaskord ongi see, et kuna meil eelistame hästi palju siis kohalikku toorainet, siis juba sealt, et puhtalt, et tulebki talust taldrikule põhimõtteliselt ja siis sellega juba saame usaldada talumehi, aga taaskord ongi näiteks kohvi on meil samuti Fairtrade märgisega, et mida me teame, see paraku mõjutab küll hinda, kuid see on hind, mida me oleme valmis nii-öelda aktsepteerima, teades, et see on tulnud õiglasest kohast. Kas mõtlen, kui meil nüüd siin on palju sündmuste korraldajaid, et kui minu sündmusele on vaja mingisugust toitlustust tellida või kas või backstage'i tahan mingeid snäkke, et mida korraldajana ma võiksin siis veel järgida või teada või kelle poole pöörduda, et minu see toitlustusosa oleks võimalikult keskkonnahoidlik, et kas teil on veel mingisuguseid nippe või suuniseid? Võib-olla ongi, kuidas näiteks jäätmed, mis nendest jäätmest edasi saab, kuidas käib sorteerimine ja sellised asjad võib-olla ongi näiteks menüü koos läbi mõtestada, et eelistadagi rohkem taimset toitu, rohkem vegan toitu, et mina tooks näiteks need asjad välja. Peeter, kas tahad lisada veel miskit? No ma arvan, et ma ei kujuta ette palju neid ühekordseid vaipa maailmas kasutatakse ühe päeva jooksul, aga see aeg võiks küll läbi saada ja igasugused õhupallid ja nii edasi, et see osa läbi saaksid maailmas ja ma arvan, et iga sündmus saab peetud ka ilma nendeta, või siis on ka korduvkasutatavad asjad olemas, nii et aga backstage'i osa, nähes, mis Eesti artistid seal sinna tellivad, siis seal on veel arenguruumi küll ja küll, jah. Okei, aga Pilerin teiga korraks selle jäätmete teema, et võib-olla küsiks niimoodi, et kelle asi see on, kui söök jääb pärast üle, et kas tegelikult sellega võiks tegeleda siis korraldaja, et kuhu see toidujääk pärast läheb ja mis tast saab, või tegelikult see võiks tulla ka toitlustaja enda poolt ja mis sellega tavaliselt üldse teha annab, sest et ta ju on seal juba jahtunud ja võib-olla toidupank ka ei taha teda enam võtta, sest et ta on seal juba lahtiselt ja mis need variandid siis üldse on sellega? Ja see on üks küll lihtne aspekt, mis võiks enne sündmust juba läbi räägitud olla, et mis siis jääkidega saab ja samas näeme ka asja positiivselt, kui vahel mõni asi otsa saab, et enam ei jää üle, vaid tunneme rõõmu sellest, et näed, sai otsa ja kui paar inimest sai selle võrra natuke vähem, siis ei ole hullu, elu läheb edasi, et ma ei tea, kas poes peab olema 15 jogurtit erinevat, et võib-olla me peame ka seal natuke enda mõttemaailma muutma, aga ma arvan, et see, kui toit otsa saab, siis sündmuse korraldajana see on paras peavalu, aga siiski peale seda, kui üritus on läbi, saab anda toidupangale
aga seal kindlasti on oluline toiduhügieen, kaua ta on olnud seal väljas juba seisnud, kas ta on juba nii-öelda külaliste ees käinud või on ta olnud kuskil tagalas, külmikis ja nii edasi, et kui on juba külaliste ees käinud, siis Toidupank enam ei võta. noh, seal peaks ikkagi sellist head talupojamõistust kasutama, et sa näed ära, kas ta on söödav, mis temperatuuril ta on olnud, mis temperatuur väljas on, nii edasi, et sellist asja nagu ei saa majast välja ka anda, et ja samamoodi Toidupank ega seda vastu ka ei võta, et ja noh, eks siis neid Toidupank ongi kõige parem väljund, aga kindlasti seal asjad ennem läbi rääkida, kellaajad, millal midagi juhtub ja proovida ikkagi kuidagi see liikuma saada, see asi ja noh, õnneks need kogused ei ole nii suured nagu, et kui hästi ja targasti teha, nii et noh, kuidas polegi muidugi, aga Toidupank on hea väljund, ma arvan. Ja olen nõus, oleme kasutanud ka varianti, et kui on jäänud mingit toitu rohkelt üle ja Toidupank seda vastu ei võta, siis oleme saanud kasutada võimalust ka näiteks viia see kodutute varjupaika, et seal alati nii-öelda supiköögina võetakse see vastu, et siis on tegelikult tore, et isegi kui kindlasti see toit on igati jätkusuutlik ja nii edasi viia, et siis vähemalt see leiab tee abivajateni. Hästi, ma hakkaks toitlustuse teemat otsi kokku tõmbama, aga võib-olla korra küsin, et kas saalist on küsimusi just selle toidu teema osas praegu või Zoomis või? Siis need jäätmete kohta, aga et me rääkisime Toidupangast ja supiköökidest, aga et hästi popika just Tartu pool eriti on toidukapid, et kuidas nendega on Tallinnas praktikat suhted? Otsest võib-olla kokkupuudet veel ei ole olnud, Meelis? Jaa, kuulnud olen ja isegi tegin Tartus ühe ürituse, kus see jätub natuke järgi, see oli genialistide klubis ja seal kohe hoovi peal oli see toidukapp, nii et jäägid jäid ilusti sinna. Aga noh, kuna meie oleme suur maja, siis meil seda toidukappi asendab meie enda staff või enda inimesed, kes söövad ka need jäägid ära, nii et sellest ma ei varja seda nagu, et see saab seeläbi nagu kasutust leida. Kui see toit on igati kõlblik ja maitsev, näeb visuaalselt hea välja, siis on ka see üks väljund näiteks, et mingit toidukappi ei olegi vaja, aga samas siin Telliskivi kandis üks võiks olla küll, nagu võib-olla oleks täitsa teema. Ma usun, et see leiaks kasutust küll, sest Viljandis näiteks on praegu üks toidukapp ja teistist plaanitakse ja sinna küll kohvikud, restoranid viivad ka ja kui on mingid ettevõtete peod, siis kõik cateringi jäägid ikkagi päris sageli leiavad oma tee sinna, et väga ilusti on seal see käima läinud. Okei, aga kui rohkem praegu vist sellel teemal küsimusi ei ole, siis me laseme Peetri tagasi oma toimetuste juurde. Aitäh sulle! Tänan kutsumast! Ja võib anda mikri edasi. Ja me lähme siis hotellide juurde ja paluks kõigepealt siis Kerstil natukene tutvustada, et mis on Nordic Hotel, kui kaua teie olete tegutsenud ja mis põhimõtetel ja kuidas teil seal elu välja näeb? Nordic Hotel Foorum on loodetavasti maja on vähemalt väliselt tuttav korraldajatele. Tallinn Music Weekiga oleme olnud koos juba päris esinesest festivaalist alates aastast 9 koostöö on olnud pikk soe. Aastal 2012 valiti meid ka Great Escapes selle muusikasündmuse nimi, kus meid valiti parimaks festivalihotelliks, nii et tore, et me oleme sellega ka sellist rahvusvahelist tunnustust saanud. Nordic Hotel Foorum, meil on 258 tuba, hotellituba, alates siis erinevates toakategooriates. Meil on suur konverentsikeskus, kus kõige suuremas ruumis sinna mahub 200 inimest. Meil on 2 restorani, baar, lõõgastuskeskus, nii et me oleme üks Tallinna suurematest äri- ja konverentsihotellidest. 4,5. Tärni on meie ametlik kategooria, hotellide restoranide liidu poolt antud siis tärnid.
Me oleme 100% Eesti firma, meie hoone kuulub Merkole, ehitusettevõttele Merko ja meie hotelli operaatorfirma on siis Nordic Hotels, mille omanik on ühtlasi ka meie tegevjuht Felix Mägus. Me oleme alati olnud väärtuspõhine ettevõte ja mis tähendab, et me oleme kokku leppinud teatud hoiakutes ja põhimõtetes, millest me siis oma tegevuses juhindume ja Green Key nii-öelda keskkonna säästlikkus ja jätkusuutlikkus on olnud üks nendest juba 2 aastat peale avamist, mis oli siis aastal 2000, me avasime hotelli 2008 ja 2010 olime me juba rohelise võtme omanikud, nii et siis tol ajal oli neid veel suhteliselt vähe, Eestis neid hotelle. Aga nii, et nendest põhimõtetest oleme neid järginud juba mitmed aastad. Aga mis need põhimõtted siis on Green Key'le hotelli vaatest ja kas need on ka nagu võib-olla, kui sa ütlesid 2010 aastas, 2010, jah. Siis juba 13 aastat, et kas aja jooksul on midagi ka muutunud, on need kriteeriumid täienenud kuidagi või kuidas sellega lood on? Jaa, Green Key on aja jooksul palju muutunud. Green Key on, võiks ju sai algus aastal 1994 Taanist ja kui nüüd ma vaatasin statistikat, siis aastal 2020 oli 3000 ettevõtet, see on rahvusvaheliselt tunnustatud ökomärgiseks. Aastal 2020 oli 3000 ettevõtet, siis tänased viimased numbrid on juba 3600. Nii et sinna alla kuuluvad peale hotellide veel ka restoranid, atraktsioonid ja ka konverentsikeskused eraldi. Aga meie jaoks on ta muidugi üks tervik kogu hotellis, mis puudutab siis nii toitlustuskohta kui ka konverentsi. Kas seal on mingisugused kategooriad siis, et ma ei tea, hoone ise, mis peab olema, jäätmed, mingid tegevused, räägi natuke lähemalt, mida see siis tähendab. Seal on 13 eri kategooriat, mida audit hindab ja see antakse kord aastas, käiakse, kui on juba mitu aastat olnud märgis, siis vist oli kord üle 2 aasta auditeeritakse. Aga hotelli seisukohalt võib-olla kõige olulisemad kategooriad ongi energia, vesi, jäätmed, puhastus, mida hotellis on ju kogu aeg ja iga päev, personali harimine, toit, jook loomulikult. Nii et ja seal on erinevad nõuded siis, mida hotell peab täitma. Aastate jooksul on need kindlasti täiustunud. Esiteks on täiustunud juba võimalus mõõta oma siis ökoloogilist jalajälge ja need on ka loomulikult mõnevõrra karmistunud. Aga näiteks hoone energia koha pealt, et kuna mul energia tundub, et on üks kõige suuremaid selliseid jalajälje tekitajaid üldse on ju, et kuidas meil ju siin Eestis ikkagi põletame jõudselt põlevkivi ja sealt meie energia ju suuresti tuleb, et mis seal üldse siis teha saab hotellina või kuidas teil lood on? No põhiliselt saab muidugi mõõta ja sellega teada ka, kus saab kokku hoida. Aastal 2021 ehk peale pandeemiat toimus täielik remont majas, me 12 miljoni euro eest on kogu maja remonditud ja see annab muidugi suure võimaluse asendada teatud seadmed uute vastu, mis on juba palju kaasaegsemad, mis annavad võimaluse energia kokkuhoiuks. Meil on ka kogu maja on meil jälgitav building management system, sellise süsteemi järgi, mis siis põhimõtteliselt energiat annab vastavalt tarbimisele. See tähendab seda, et näiteks hotellituba, kui seal ei ole kedagi hotellitoas, siis hotellituba energiat ei tarbi. Välja arvatud siis minibaar ja telefon, sest need on need asjad, mis peavad seal pobalt sees olema, aga need on loomulikult väikesed. Nii et ütleme, tänu sellele building management systemi kasutusele võtule oleme me energiat kokku hoidnud 20% peale remonti. See on nagu üks konkreetne näide, mille ma pean kiima. Aga mis on võib-olla kõige suuremad väljakutsed selles nagu keskkonna vaates, et hotellina, et ikkagi suur maja, palju tegevusi, mis võib-olla selles valdkonnas, et kui ütlesid 13 valdkonda, et mis on kõige keerulisem? No kindlasti energia on praegu, kõikidel, me teame, et energiakulud on väga suured, mis muidugi samas jällegi panebki ettevõtjaid ka energiat kokku hoidma, et see on tegelikult, see on selle asja positiivne külg võib-olla. Aga näiteks pandeemia ajal me kõik teadsime, et kui muidu Green Key annab
sätestab selle, missuguseid vahendeid sa võid kasutada. Siis näiteks pandeemia ajal need vahendid, mis olid ökomärgisega, me neid enam ei kasutanud, vaid kasutasime nii-öelda kõvemat keemiat, sellepärast et sel ajal oli desinfitseerimaid vahendeid oli vaja rohkem kasutada. Nüüdseks on see ka juba natukene leebunud, nii et me saame kasutada oma tavapäraseid keemilisi, tavalist puhastuskeemiat. Aga võimalusi kokkuhoiuks ja selliseks mõistlikuks majandamiseks on tegelikult palju. See puudutab just nimelt pakendeid, ütleme, kui suuri pakendeid kasutada, kui palju kasutada näiteks dosaatoreid, kui palju kasutada kontsentreeritud pesuaineid. Kõik, mis puudutab näiteks vett, vesi on, meil on suhteliselt väike lõõgastuskeskus, aga on ju olemas tunduvalt suuremad spa-hotellid, kus on see päris loomulikult veelgi tõsisem küsimus, aga ütleme nii, et kõik veesüsteemi dušiotsikud näiteks. Dušiotsikutel on teatavad, siis on teada, kui palju vett ta ühes liitris, tähendab, kui palju vett ta võib sealt läbi lasta oma dušiotsikust. Meie oleme nad kõik vahetanud ära, nii et nad on siis 9 liitrit ja minutis tohib sealt vett tulla. Et nende selliste tegevustega tegelikult alustati tõesti juba tükk aega tagasi ja need on paranenud märkimisväärselt, sest et siin veel mõni aasta tagasi oli nii, et need pandi sinna vahele filtrid, mis tähendas, et vesi virises dušiotsikust ja see oli kahtlemata kliendi jaoks ebamugav. Nii et siin tuleb otsida seda tasakaalu, mis on kliendile vastu võetud ja talle mugav kasutada ja siis. Aga kuidas klientide kaasamine üldse sellesse keskkonnahoiu teemasse on, et kas peab veenma, kas nad küsivad, et miks ma pean sorteerima ja võib-olla konverentsikeskusena partnerid, kes teil tulevad sisse oma sündmust tegema majja, et kuidas nendega, et kas nad saavad aru, kõik tuleb iseenesest või peab ikkagi seletama ja jaurama nendega? No ikka peab selgitama peab loomulikult, sest et kui on suured ettevõtted, suured hotellid, siis inimesi on ju palju, iga päev on meil majas kuskil 300 inimest teinekord ja seda on loomulikult palju. Aga me üritame seda teha sellise informeerimisega, näiteks toas me ütleme, peale remonti me panime sellised elektroonilised seadmed, nii et iga päev me toakoristust ei tee, sellega me hoiame kokku keemilisi vahendeid, näiteks puhastusvahendeid, et klient saab valida oma ukse kõrval olevalt paneelilt, kas ta soovib, et tema tuppa tullakse või ta soovib, et koristus jäetakse vahele. Kas ta kasutab käterätte 2 korda või ta paneb nad põrandale ja soovib, et nad välja vahetatakse. Nii et ja nende selleks on muidugi sildid, info, rääkimine. Teil on juba pikk praktika ka sellega taga, et juba teate, kuidas kommunikeerida. Okei, hästi. Annaks korra sõna nüüd Karolinile üle, kes tutvustab meile kruiisiterminali, mis on ka ju hoone, mida peab kogu aeg ülal pidama ja kus on omad kulud, et räägi, kuidas teie alustasite ja kuidas teil seal elu käib? Kruiisiterminal on siis üks uuematest hoonetest, mis meil siin Tallinnas selle eesmärgiga kasutuses on. Me avasime uksed 2021 juulis, mis tähendab, et terve hoone on ehitatud kaasaegsete lahendustega, mis on ka keskkonnasõbralikud. See tähendab, et juba algusest peale on majale ehitatud näiteks päikesepaneelid. Me kasutame kütte jaoks siis merevett pumpadega ja hoones on hästi palju puitu ja samamoodi siis on ka betoonehitis, mille eest me oleme ka auhinna saanud, et aasta betoonehitis 2021 ja betoon on ju iseenesest ka tegelikult materjal, mida saab siis taaskasutada või uuesti ringlusesse saata. Et see maja ise on tänu oma noorusele, kui nii-öelda oleme saanud kasutada kõiki neid vahendeid ja lahendusi, mis tänapäeval on pakkuda just selle jalajälje nii väikseks jätmisega kui võimalik. Ja kruiisiterminal on ju tegelikult ikkagi ehitatud, see on Tallinna Sadama hoone, ongi kruiisi turissidele ehitatud, et me saaksime siis võtta vastu neid umbes, meie mahukus on kuni 300 suurt kruiisilaeva iga aasta. Ja praeguse seisuga on siis see hoone ka, me oleme aru saanud, et see on väga hea ürituste hoone, sinna on eos juba mõned asjad sisse ehitatud selleks, et me saaksime kõiki neid asju korraldada ja tänasele
poliitilisele seisundile Euroopas eeskätt, siis on meil võimalus neid üritusi hästi palju ka teha ja erinevaid lahendusi pakkuda. Võib-olla, kes ei tea, siis kruiisiterminal minu teada on Tallinnas üks kõige keskkonnasõbralikumaid venuesid, kus üldse kontserte päriselt saab teha, et see on väga äge. Aga mul jäi kõrvu see, et sa mainisid neid päikesepaneele, et täna paistab päike, aga sageli ikkagi ei paista, et kas nad siis salvestavad endale energiat või see tegelikult on pigem nii, et saab kasutada siis, kui päike on, aga kui ei ole, siis on mingid muud energiaallikad või kuidas see toimib teil? Need paneelid on, mulle on lahti selgitatud niiviisi, et Põhjamaade kliimadele kohandatud päikesepaneelid. Väga täpselt ei oska ma seda kahjuks lahti selgitada, aga tõepoolest, et meil ei ole seda päikest nii lõputult palju siin, et me kasutame kohe ja nii palju, kui seda on, aga muidu me võtame täiesti tavalisest energiavõrgust, kui nii-öelda. Me oleme otsustanud niiviisi, et kõik energia, mis me võtame sellest tavalisest võrgust, on siis rohesertifikaadiga. Nii et ikkagi, isegi kui me ise ei suuda genereerida seda vajadust, mis meil on, et siis see on ikkagi roheline energia, mida me kasutame. Aga kas see roheline energia, ükskõik kas ta siis tuleb seinast või päikeselt, kas see on kokkuvõttes teile pigem soodsam ülalpidamiskulu mõttes või ikkagi teeb sama välja või läheb hoopis kulukamaks, et lihtsalt see on see, mis keskkonnasõbralikkuse eest peab tasuma? Pikas perspektiivis on see lahendus kindlasti soodsam, et nende päikesepaneelide ja pumpade ja kõikide asjade paigaldamine on hetkeseisus kindlasti üks kulu, millega tuleb arvestada, aga kuna me ikkagi toodame seda piisavalt palju ise, see tähendab ka, et see ei ole otseselt väga suurem väljaminek, kindlasti mitte pikas perspektiivis. Aga kas, ma täpselt ei tea, kui palju teil seda tehnikaparki koha peal on, aga et kas selles osas on ka juba mingisuguseid keskkonnahoidlikemaid lahendusi paista või praegu meil on ikkagi see tehnika, mis on ja tarbib nii palju, kui tarbib? No mingil määral on ju lahendused hakanud juba tegelikult aastaid liigume me sinna poole, kus tehnika tarbib vähem ja vähem energiat põhimõtteliselt. LED-lambid on näiteks väga hea näide sellest, et mida aeg edasi, seda rohkem või praeguseks juba peaaegu kõik lambid on ju LED-põhised, mis tähendab ka, et energiat läheb palju-palju vähem. See tehnika, mis hoones on, see on välja valitud, et oleks nii, et kasutaks nii vähe energiat kui võimalik loomulikult. Seoses üritustega pakub kruiisiterminal kui selline suhteliselt vähe tehnikat, nii et selles mõttes on tehnikapartner, kes meie juurde tuleb oma tehnikaga, kes siis kannab seda vastutust. Okei, aga kas korraldajale, kes teil majja tuleb sündmust tegema, kas te olete veel ka teinud mingisugused eraldi juhised või mingi reeglistiku, et ma ei tea, vessivaipasid ära võta või mis Peeter enne välja tõi või et mingisuguseid ühekordseid pänkusid me siin majas näha ei taha, et kuidas, kas kirjutate sellised reeglid ka ette? Siiani ei ole seda teinud, aga me hakkame just täpselt seda tegema. Siin on Green Keyst on olnud juttu ja kruiisiterminal taotleb parasjagu enda seda sertifikaati. Nii et see on väga ajakohaline kokkusaamine siin ja sellega kaasneb ka meiepoolsed nõuded või meil on praegu väga hea võimalus olla heatahtlikult ja pehmelt suunavad ürituse korraldajate ja panustada siis eeskätt informatsiooniga, et mida me tahame näha ja mida me lubame ja mitte ja eelkõige siis miks. Et see Green Key annab põhimõtteliselt meile siis need tööriistad ja need punktid, millega meie saame tööd teha ja siis seda teadmist edasi viia. Kuidas sulle tundub, kas korraldajad pigem nagu hea meelega loobuvad nendest vaipadest ja otsivad selliseid alternatiivseid lahendusi või tegelikult peab nendega ka ikkagi natuke maadlema? Tegelikult on ju see kõikide huvides, et liikuda sinna suunas, kus me praegu liigume ja
hea meelega ei oska ma öelda selle peale, pigem tulevad inimesed lihtsalt sellega kaasa, kuna me saame ju kõik aru, et see on tähtis ja see on vajalik ja need lahendused tuleb leida, mis on ka siis pikas perspektiivis jälle jätkusuutlikud. See pööre, nagu ma ütlesin, et kuna me alles taotleme seda ja mina hakkan alles meie klientidega seda kommunikeerima, siis otseseid probleeme või kliente, kes üldse ei ole nõus sellega, ei ole ma veel kohanud. Aga aeg näitab. Aga võib-olla küsin jäätmete kohta korra ka, et tegelikult juba väga aastaid leierdatud teema ja justkui me kõik oskame ju sorteerida ja teame, et miks ja kuidas, et aga praktikas, et kuidas teie enda majades, võib-olla küsimus kõigile, et mis te igapäevaselt näete, et kas inimesed oskavad ja saavad aru ja kõik lähebki õigesse kohta või tegelikult oleks ikkagi natuke raskustes ja lihtsam on kõik panna sinna ühte suurde musta kasti? No meie kriisiterminalis oleme lahendanud, või me oleme pannud välja terminalis sees ja väljas prügikastid, mis on juba 3 erineva alternatiiviga, et see on siis pakendid, paber ja segujäätmed ja sorteerime ja viime ära siis vastavalt üritustega seoses on pigem cateringi firmad need, kes vastutavad, et nad toovad oma tooted sisse ja viivad ka siis prügi minema. Aga nagu väga otsene vastus küsimusele, et kuigi meil on need 3 alternatiivi, siis ega me ei tea ju tegelikult, kui täpselt tavaline kas külaline klient või turist paneb õigesse kohta või mitte. Need ei ole tegelikult teinud mingisugust mõõtmist või järelevalvet, et vaadata, mis seal kastide sees siis tegelikult on. Praeguse seisuga ei ole, et see on ürituste raames on seda kindlasti palju kergem teha koostöös cateringiga ja korraldajatega. Et see ma annan hea meelega tegelikult selle küsimuse edasi cateringile, kes otsesemalt sellega tegeleb. Jaa, Pillari võid kommenteerida. Ja meie puhul on näiteks see, et täiesti vastutustundlikult sorteerime prügi juba kohe peal ära, et läheb nii-öelda bioühte, segaolm, papp, kõik asjad erinevalt ja siis jah, nii-öelda siis sorteerime selle ära ja siis viime näiteks nii-öelda enda baasi tagasi, kus on siis erinevad mahutid olemas selle jaoks. Kersti, kas Greengi teeb mingisuguseid ettekirjutusi selles osas või kas te peate siis mõõtma, et teada saada, et kuidas päriselt asjad käivad? Minu teada me otseselt mõõtma ei pea, aga klientidel me soovitame küll toas, me ütleme neile, kus meil ei ole eraldi sektoritega prügikasti, aga me ütleme, et palun pange pudelid, papp prügikasti kõrvale ja viige ohtlikud jäätmed, sest hotellitoas patareisid jääb tihti peale, inimesed vahetavad, et viige need alla vastuvõttu, kus me neid ise eraldi korjame. Nii et loomulikult me oleme kogu aeg prügi sorteerinud, meil on eraldi biojäätmed, eraldi taara, eraldi üldjäätmed. Okei, aga kui seda mõõtmise teemat veel natuke jätkata, et enda jalajälje mõõtmine, et ma ei tea, kui palju teil sellega kokkupuudet on või kas kuskilt juba ka tuleb selles osas mingeid ettekirjutusi, et varsti peab hakkama ka seda kõike mõõtma ja ette kandma? Kindlasti tuleb. Aga hetkel veel ei ole ja Greengi kontekstis ka praegu niimoodi otseselt ei küsita. Vastuse võlgu jah, just, et kuidas see lõppkokkuvõttes seal, aga jah, jändab see vastuse. Meie juurde hakkavad need küsimused vaikselt jõudma, kus klient tahab siis teada väga täpselt enda energiakulusi eeskätt ja vett, et me siis mõõdame ürituse algusest kuni ürituse lõpuni täpselt, kui palju nad on kasutanud ja õnneks on meil ka see võimalus olemas ka tagantjärgi vaadata siis täpselt, kui palju selle ürituse seoses on tarbitud. Okei. Jah. Meil Zoomis küsitakse, et kust leitakse raha nende tegevuste tegemiseks ja kui suure protsendis see ettevõtmise eelarvest moodustab? See käis hästi mõõtmise kontekstis vist. Kust tuleb raha?
ikka kliendilt loomulikult lõppkokkuvõttes. Just jah, kust ta mujalt ikka tuleb, aga no ütleme, et tegelikult need nüüd osad sellised tegevused ei ole just teab, kui rahamahukad või ei ole just teab, kui kallid on ju, sest nad on ikkagi sellised, mida me ju tegelikult oleme kogu aeg teinud ja lihtsalt võib-olla mõõtnud ei ole teda nii väga palju, aga noh, tõesti, prügisorteerimine ei ole ju, me ei alustanud sellega eile, vaid meie siin oleme seda kogu aeg teinud ja näiteks plastik on ka üks selline, et meil toas veel on plastikpudeliga vesi. See on nagu selle põhimõttega, et klient ei taha võtta kaasa klaaspudelit, kui ta läheb linna peale näiteks. Et see on nagu hästi ja loomulikult on ka nende klaaspudelitega, ütleme, nagu selline taaskasutamine, klaasi taaskasutamine on väga keeruline, kui neid pudeleid on hästi palju. Need on väga rasked ja hästi, hästi mahukad. Aga me küll oleme seda süsteemi vahetamas, aga samas on nii, et plastik, mida kasutame ka toas, on ju taaskasutada. Et noh, paljudes riikides see nii ei ole. Paljudes riikides ei ole pandipakendeid ja nad ei kasuta nii, et me ikkagi jõudumööda ju taaskasutame kõiki neid materjale, mida vähegi võimalik on. Nii et jah, need muidugi on alati eelis uutel majadel, nagu teil kindlasti on, et just see on see, et kõik uued majad on juba nii efektiivselt ehitatud ja nii heade materjalidega, et ei lisa võib-olla nii väga palju raha. No ma võin omalt poolt nii palju lisada, et see kulu just mõõtmise koha pealt on tõepoolest erakordselt väike, et see uus maja, kus me siis toimetame, et kuna need mõõdikud on kõik olemas ja meil on ka süsteemid kõik juba eos paigas tegelikult, siis nende andmete väljavõtmine on tegelikult ainult minutite küsimus. Selles mõttes ei ole seda kulu juurde, vaid lihtsalt meie praegu omalt poolt ehitame seda struktuuri, et meil oleks juba eos sisse ehitatud, et me saame neid andmeid välja võtta ja pakkuda kliendile. Ja tulevikus äkki isegi kliendile, kes ei ole seda küsinud, lihtsalt selleks, et hakata seda normaliseerima. Jah, ja tegelikult ma arvan, et mõõtmine iseenesest võib-olla ei olegi nii ajamahukas ja kulukas, aga mis on kulukas, on see arvutamine. Ja et siin nende ekspertide kaasamine, kes päriselt oskavad neid andmeid töötleda, et see on see kulukoht ja Eestis paar ettevõtet on olemas, kelle teenus muidugi on tasuline, et aga siis see ongi juba korraldaja enda nagu valik, et kas ta laseb selle välja ka arvutada päriselt, et mis jalajälg siis on, et venju käest neid andmeid iseenesest ei ole väga keeruline saada, kui ilmselt peab lihtsalt ette ütlema, et kui pärast sündmust küsida, et siis on juba keerulisem neid välja võtta, ma eeldan, jah. Ma kindlasti soovitan soojalt ette ütelda, et ma arvan, et nagu siin mainiti, et kuna me oleme nii uus hoone, siis meie juures on tõepoolest võimalik seda tagantjärgi teha, aga ma arvan, et see on pigem erand kui reegel. Hästi, aga ma tuleks korraks veel selle kommunikatsiooni ja võib-olla ka rohepesu kontekstis, et kuidas teie ise tunnete, et kas ja kui palju on sellist infomüra nii-öelda või et midagi, mis paneb teid kahtlema, et kas see on õige just teie enda valdkonnas või et kui teie nüüd hakkate seda Green Key't taotlema, peate igasuguseid nõudeid täitma, et kui lihtne on selles maailmas üldse tegelikult orienteeruda või millest sa juhindud? Olen küsida uuesti, see oli väga keeruline see küsimus, et kas selles keskkonnahoidlikkuse valdkonnas on ka mingisugust valeinfot või infot, mis paneb sind kahtlema, et kas see nüüd on ikkagi päris õige asi, mida teha või kas see on õige teenus, mida tarbida, õige toode ja võib-olla, et see Green Key, ta teeb ka mingid ettekirjutused, et kas ja kui lihtne sul tundub neid reegleid täita või tundub, et pead kuskil sügavat infot kaevama ja siis tegelikult ikka on natukene küsimärk õhus, et kas see on päris õige asi? Üldiselt on just Green Key'ga seotud need tingimused, mis sellega kaasnevad ja tegelikult ka üldiselt selle rohepöördega seotud teemad mingil määral iseenesestmõistetavad. Et väga palju, mis tundub õige, ma arvan, ka on reeglina, et ei raiska ei energiat, toitu ega ei soovita kõigil autoga kohale tulla, et sellised
väga baasasjad on iseenesest mõistetavad ja siis muidugi, kui minna detailidesse erinevates, kas siis sertifikaatides või mis iganes, et siis tõepoolest võib keeruliseks minna. Ja selleks ongi eksperdid ja need, kes saavad välja selgitada, mis seal on õige ja mis ei ole, aga sellises igapäevaelus ja igapäevatöös meie puhul igatahes mina ja ma tean, minu meeskond proovime lihtsalt hoida mingil määral tervet mõistust ja soovitada selliseid asju, mis tunduvad õiged ja käituda vastavalt. Kas siis on ka Jaa, ma olen täiesti nõus, et Green Key on just selline abivahend pigem, mis annabki raamistikku firmal, ettevõttele, et ta saab oma tegevust jälgida ja ta samas ka annab koolitust, ühesõnaga hariv moment on siin veel kindlasti olemas, mis muidugi ei tähenda, et rohepesu ei oleks, muidugi on, me saame küll aru, et üldises meediakäras on teda rohkem, aga selles just aitabki roheline võti ettevõtjaid olla konkreetsem ja teha asju, mida saab päriselt ja pärast kasutada. Okei, me hakkaksime vaikselt otsi kokku tõmbama, et ma saan aru, et on veel mõned küsimused Zoomist, Kertu. See on tekstiga see. Nordi on omuvama selle lõppfaasini ja siis uude. Ei, seda võimalust meil ei ole, et kuni lõppfaasini kontrollida. Me ikkagi, meie prügimajandus on Tallinna linnavalitsusega kokku lepitud ja käib nii nagu kõikidel teistel asutustel. Et seda võimekust meil ei ole. Kas on veel küsimusi saalist või Zoomist, et praegu on see aeg kõik küsimused tulistada ja pärast võib ka, aga siis ilmselt vastus võib kauem aega võtta. Kas teil on veel mingeid lõpumõtteid, mida ürituskorraldajatele öelda? Keskkonnahoidlikult lävatuvinklist. Mõnda sai juba räägitud lähedalt ka. Kui küsimusi ei ole ja rohkem mõtteid ei ole, siis aitäh teile kõigile, et täna olite nõus loovutama meile 1,5 tunnikest ja meie järgmine kohtumine siis selle projekti raames on Tallinn Music Weekil 13. mail kell 16 ja kogu info siis saate Tallinn Music Weeki uudiskirja kaudu või kodulehelt tutvuda ja kõik selle tänase vestluse me ka salvestasime, selle paneme ka üles ja saate veel järgi kuulata või jagada oma tuttavate ja kolleegidega. Aga mina tänan. Ilusat nädalavahetust kõigile!